Teen väikse ülevaate, mida võiks ette valmistada tolleks päevaks, kui teile tuleb 3D mõõdistaja ehk kes tuleb teie hoonet mõõdistama, ehk annan niisugused väiksed nipid ja trikid, mida võiks teha, et kõik läheks tükk maad libedamini ja me saaksime teie objektiga kiiremini siis ära mõõdistatud. Esimese asjana tuleks avada kõik uksed ehk uksed lahti teha, meil oleks vaja ligipääsu kõikidele ruumidele, sest kui mõnda ruumi sisse ei pääse, siis see kahjuks jääb ka mõõdistamata ja tuleb kuidagi hoone plaani peale joonestada. Samamoodi tuleks avada näiteks põrandaluugid, kõik keldriluugid, üldiselt me alustamegi hoone mõõdistamist alumiselt korruselt, tuleme käiguga välja ja siis liigume edasi hoonesse sisse. Sageli on niimoodi, et võib-olla seda objekti on juba lammutama hakatud, ehk inimesed küsivad, et mis siis saab, kui asjad ette jäävad. Üldiselt, kui neid asju on vähe, siis ei ole probleemi, aga kui näiteks ehituspraht ikkagi katab ära hoone olulised osad, ütleme, et näiteks seal oleks trepp, mis läheks alla keldrisse, see oleks juba prügi täis, siis üldiselt seda skaneerida on väga raske ja nende arhitektuurplaanidel tuleb näiteks see trepp välja joonestada, kuidas jumal juhatab, ehk mingist täpsusest me jällegi rääkida ei saa. Et üldse ära skaneerida teie ruumid, see eeldab seda, et me tahame kätte saada siis ruumide horisontaalsed ja vertikaalsed piirjooned, aga ruumides sees on tavaliselt näiteks kardinad, mis varjavad ära nii aknapõsed kui ka ruumide nurgad. Teil tuleks natuke neid kardinaid siis nihutada, ehk siin konkreetselt tuleks need kardinad, pikad kardinad siis nihutada niimoodi eemale sellest nurgast, et see nurk jääks kas või osaliselt näha. Samamoodi sealt nurgast tuleks need ära liigutada. Ja kui teil on nüüd ees akendel ikkagi veel õhukesed kardinad ja aknapõske ei ole näha, siis need kardinad tuleks panna samamoodi mõlemalt poolt siia keskele. Ja kui teil on olemas rulood, need kõik rulood tuleks üles tõsta niimoodi, et jääks näha ka aknapõsk. Ehk skaneerimise ajal oleks võimalik kätte saada nii nurgad kui ka terviklikult enam-vähem aken, et kui siin see peenik kardin ees on, see juba enam asja ei segane. Kui teil on plaanis seest renoveerima hakata, aga te tahate üles ehitada hoone 3D mudeli õigete lagede kõrgustega või siis kätte saada õiged vahelagede paksused, siis sageli on nii, et on sisse ehitatud vahelaed või riplaed ja sellisel juhul ma soovitan, kui kõik laed on kaetud, mõni plaat siit lihtsalt ära võtta, siis on võimalik laseriga siit üles tulistada, siis saame kätte õige vahelae kõrguse ja paksuse. Nüüd tiheasustuses, kui me mõõdame sinu hooneid ja sinu hoone on väga ligidal siis krundi piiri peal, siis sageli juhtub niimoodi, et meil tuleb mõõta ka hoone külge, mis jääb selle piiri peale ja sellisel juhul tuleks rääkida oma naabritega, et nad aru saaksid, et meil tuleks korraks käia nende krundi peal. Ehk siin hetkel on nihuke heinamaa, aga üldiselt linnades ja tiheasustuses tuleb seda kindlasti teha. Nüüd rääkides natuke autodest, ehk kui sul on auto pargitud väga ligidale hoonele, siis me tegelikult peame ümber hoone käima ka oma 3D kaameraga, sellepärast et me tahame peale kätte saada katuse ja sageli on, kui on kitsad õued, siis on autod ees, ehk võimaluse korral palun aja oma auto tänavale. Samamoodi, kui sul on olemas garaaž või siis katusealune näiteks hoone küljes, siis oleks hea, kui ka need saaks sealt välja ajada ja võimalusel siis parkida tänavale. Nüüd rääkides inimestest nende objektide peal, siis üldiselt on mida vähem, seda parem. Inimesi välja kodult ei ole mõtet ajada, aga kui skaneeritakse konkreetset ruumi, siis ma tahaks, et need oleks inimtühjad, et inimesed ei jookseks sees ringi, lapsed ei jookseks seal sees ringi, samamoodi koduloomad võiksid olla kinni pandud, et nad ei segaks lihtsalt skaneerimist, et seda kiiremini me saame teie hoonega ühele poole. Nüüd rääkides natuke pööningutest, ehk tavaliselt vanadel talumajadel on ka pööningud, kuhu tuleb jõuda, mis tähendab seda, et ma pean sisuliselt sinna käigu vedama, mis tähendab seda, et pööninguluugid tuleks lahti teha, ehk kui see pööninguluuk asub seespool hoonet, siis ma tahaks sinna saada redelit, samamoodi kui ainuke ligipääs on üles pööningule väljas, siis ma tahaks sinna samamoodi saada mingit redelit ja need pööningu suudmed tuleks asjadest peale ära koristada, ehk mul on vaja vedada käik alt üles ja ära siduda need korrused oma vahele.